Tervist, täna me oleme siin Garanti treeningsaalis ja minu kõrval istub Aisel Agajeva. Tervist, Aisel! Tere! Räägi mulle, kui pikalt sina oled üldse võitlusspordi ja tai-boksiga tegelenud? Tai-boksiga olen tegelenud 3,5 aastat ja siis MMA-ga 1,5 aastat. Kumb sa siis oled? Kas oled tai-boksija või MMA-kas? Ütleks, et tai-boks on ikkagi minu alus ja siis maadlus areneb tänapäevani ja siis loodan, et ikkagist tulevikus võistlen ainult MMA-d. Kuidas sa üldse sattusid võitlusspordi juurde? Eks poisi pärast. Nii, räägi lugu. Tema tegeles, mina tahtsin teda toetada ja siis kuidagi läks. Ja siis ma olen lapsepõlvest olnud tippsportlane, aga tegelesin iluvõimlemisega ja ma ei oska iseenda jaoks trenni teha niisama. Ja siis ma tahtsin võistelda, temal ei meeldinud see mõte ja siis me läksime lahku ja lõpuks ometi ma sain hakata tegelema sellega, mis ma tahtsin. Väljaspool sporti, millega sa oled veel tegelenud, mis su taust on? Ma olen ise klaveriga tegelenud, ma olen modellindusega tegelenud pikalt, üle 10 aasta. Olen ise treener olnud, töötanud, õppinud ülikoolis, koolis, juristina töötanud, päris palju. Mulle ei meeldi seista koha peal, et ma olen selline inimene, kes iga päev midagi endale uut. Aga tütarlapsena, ütleme, võitlussport ikkagi, nägu võib ju katki minna, kas seda hirmu ei ole üldse? Ei, ütlen nii ausalt öeldes, miks MMA. Mulle meeldib veri, mulle meeldib valu, kuivõrd see ei kõlaks veidralt, aga see on nii, et... Et valu paneb sind tundma elusana? Jah, ütlen nii, et mul mõnikord fightide ajal on ka olnud sellised situatsioone, et ma ei hakka normaalselt töötama nii kaua, kui ma ei saa paar lööki vastu näkku. Kas Tõliigil tuleb sul siis esimene profimats või sa oled profimatse juba teinud ka? Olen juba teinud ja see tuleb teine. Just hiljuti 6 aega tagasi tegin esimese profimatsi. Võitsin 30 sekundit või isegi vähem läks. Seega loodan, et siin läheb ka kiirelt. Kui sa ei elaks täna Eestis, siis kus sa sooviksid elada? Taimaal. Taimaal? Jah. Miks? Kliima, puuviljad, trennid, et miks ma pole esimest korda seal käinud ja pidevalt hea meelega lähen tagasi ja plaanin ka käia iga aasta ikkagist, sest see päike, see annab üldse teisi emotsioone. Meil Eestis kahjuks seda pole nii palju. Ja söök on ka teine ja see atmosfäär, kus kõik põhimõtteliselt tegelevad ainult spordiga, et kõikidel on ühed sihid ja siis on huvitav ka, et aitate üksteist arendada ja nii edasi. Milline on sinu lemmikpitsa ja mis peaksid selle pitsa peal kindlasti olema? Oled asi küsida inimese käest, kes peab teete pidama. Väga hea küsimus. Mulle meeldib õhukepitsa. Seal peaksid kindlasti olema 4 juustu, erinevad sordid. Mulle räigelt meeldivad juustud ja krevetid ja kanaga. Ma räägin inimene, kes on kogu aeg dieedilisega, väga palju endale lubada ei saa, et minu toitumiskava ongi kogu aeg kuradi krevetid ja kuradi kana. Aga kujutame ette niisugust situatsiooni, et tulnukad ründavad maad ja sina pead nüüd valima endale 3 kaaslast. Võiksid olla võitlussportlased, kellega sa lähed tulnukate vastu võitlema. Kes need 3 võitlussportlast oleksid, kelle sa endaga kaasa võtaksid? Võtaks Conori, tema saaks oma showga kuidagi eemale. Ja siis võtaks Islami, kes maadleks nendega ja siis 3, ma ei tea, võtaks Sigrit. Tema see energeetika mulle pakub seda väga head emotsioone. Sellised olid meie küsimused, vastused ja mõtted Aiseliga. Aitäh sulle! Aitäh!